Hyundai on Tucsoni puhul võtnud kasutusele ühe klassikalise müügitriki, ehk siis vana nimi on taaselustatud ja nüüdseks on iX35 saanud Tucsoni nime tagasi. Ja see muutus ei hõlma endas ainult nime, vaid kogu auto on uuenenud, ehk siis muutunud on nii välimus, sisemus kui ka tehnika. Brošüüris rõhutatakse kõige rohkem auto välimust ja seda, kuidas selle auto välimusega on kaasa tulnud ka uus tehnika. Näiteks siia pakutakse nüüdseks ka uusi LED-tulesid ja iluvõre on saanud sellise Hyundailiku välimuse, mis ausalt öeldes näeb natukene audilik välja. Tucsoni kapoti alt leiab ainult 4-silindrilised mootorid ja bensiinimootorite valik algab 1,6-liitrise 92 kilovatise mootoriga. Peale seda tuleb otsepritsega ja turboga varustatud 1,6-liitrine täiesti uus mootor, millel on siis 130 kilovatti ja see on ka hetkel meil siin kapoti all. Siis on edasi diislite valik. Diislite valikus on 1,7-liitrine 85 kilovatine diisel ja edasi on 2-liitrine, millel on kas 100 või 136 kilovatti. Käigukastide valikus on 6-käigulised manuaalid, diislite puhul 6-käiguline klassikaline automaat ja selle uue 1,6-liitrise turbobensuka puhul saab 7-käigulised topeltsiduriga automaadi, mis on siis samuti täiesti uus. Veoskeeme pakutakse 2, ehk siis ainult esivedu ja siis samuti ka nelikvedu, mis on aktiivne ja seda on võimalik lülitada 50-50 suhtesse kuni 40 kilomeetrise tunnikiiruse saavutamiseni. Räägin ka natukene selle auto clearance'ist, see on 172 mm ja see on igapäevaseks kasutuseks täiesti mõistlik, aga kui minna metsa alla, näiteks nagu Männiku karjääri, siis võiks olla paarkümmend millimeetrit rohkem, et sellel autol oleks natukene parem läbivus. Siia pagasiruumi mahub 513 kuni 1503 liitri jagu esemeid, aga asi, mida ma näen esimest korda üleüldse, on see, et sellele autole on pagasiruumi põhjale kehtestatud maksimaalne kandevõime ja selleks on lausa 60 kilogrammi. Selle auto tagapingile on väga lihtne tulla, sellepärast et auto clearance on ka madal ja siis ei peagi kõrgele ronima. Jalaruumi on siin piisavalt ja pearuumi on ka väga palju. Aga hea asi on ka see, et seda seljatuge saab väga laialdaselt reguleerida. Seda on võimalik jätta niimoodi suhteliselt püsti, mis on ka väga ebamugav ja kui rulood natukene tahapoole liigutada, siis saab täiesti kohe sedasi magama ennast siia heita. Ja ausalt öeldes on väga mugav siin. Tucsoni sisemus jätab väga sümpaatse mulje. Ausalt öeldes visuaalselt on kõik siin väga hea, aga kui natukene hakata kätega katsuma, siis leiate, et need enamus materjalid on üpris kõvad, nagu siin all. Ja ausalt öeldes see alumine äär on minu jaoks natukene häiriv, sellepärast et mina olen harjunud oma jalga selle vastu toetama. Siin allpool on küll tõesti nihukene pehmenduspadi, aga minu jalg sinna vastu ei toeta. Laekad on ka väga hästi siia keskkonsooli ära jaotatud. Siin on 2 topsihoidja pesa, üks on natukene suurem, teine väiksem. Siin ees on eraldi selline väikene laegas, kuhu sisse saab telefoni pista. Ja siin all on ka veel selline väikene laegas. Miinuspooleks tooks välja selle, et siin on ainult üks USB pesa, mis tähendab seda, et kui te tahate oma telefoni laadida ja mälupulga pealt muusikat kuulata, siis te peate mingisuguse kompromissi leidma, et mida kuulata ja mida laadida. Kindalaegas on ka piisavalt mahukas, et sinna mahub käsiraamat ära ja siin keskkonsoolis on ka ilusti selline laegas olemas, kus sees on ka veel selline tasku, kuhu sisse saate väga hästi oma rahakoti peita. Ja kui teil on vaja ka prille kanda, siis siin üleval on selline prillitasku, mis on väga ilusti ja pehmelt ära polsterdatud, et te oma prilliklaase ära ei kriimustaks. Tucsoni puhul öeldakse, et see on väga palju arenenud just sellepärast, et siin on hästi palju tänapäevaseid erinevaid sõiduabilisi nagu pimeda nurgaandurid, iseparkimissüsteemid ja kõik muud säärased. Selle mootori poole pealt, mis siin autol on, ehk see 1,6-liitrine uus 130 kilovatine turbomootor, on väga vaikne ja sellele meeldivad keskmised pöörded, ehk siis umbes 2500 kuni 5000 pöörete, sest peale seda kipub see natukene liiga palju lärmama ja tekib selline tunne, et jõud kadus ära. Mis selle auto puhul mulle väga palju meeldib, on see 7 kaste. See töötab rahulikul sõidul täiesti filigraanselt, käiguvahetused on kiired ja märkamatud.
aga just siis, kui seda autot hakata natukene rohkem kiusama, siis leiab sellise asja, et jõudu jääb väheks ja see kast ootab ja ootab ja ootab seda, millal ta saab selle käskluse, et nüüd peab käiku vahetama ja sellepärast olekski mõistlik kas siis käik ennem ise ära vahetada või siis natukene jalga gaasi pealt järgi lasta. See mootor võtab kütust tehase andmetel 7,6 liitrit 100 ja mina sain 8,8. Juhitavuselt on Tucson ikkagi natukene sportlikke ja seda selles mõttes, et sellele meeldib hästi, kui seda suunatakse näiteks ühest kurvist teise kurvi ja see tegelikult tuleb ka sellest, et selle auto clearance on suhteliselt väike. Käisin ka selle autoga männikul natukene liiva sees müttamas ja tõdesin täpselt seda sama, mis selle auto sõsarmudeli Sportage'iga, ehk siis kontrollid on natukene liiga aktiivsed ja jõud keeratakse päris kiiresti maha. Kui kontrollid välja lülitada, siis see auto on üpris võimekas, aga endiselt jääb pärssima selle auto madal clearance, see 172 mm, oleks see kuskil siin 190, jõuaks see autoga maastikul natukene kaugemale. Ja nüüd, kui me jõuame hinnani, siis hind algab 10 alla 20 000 euro ja see siis kasvab ja seda võib kasvatada sinna kuskil 35-40 000 lähedusse. Kokkuvõttes on Tucson väga kindel valik igapäevaseks sõitmiseks tööle, koju, poodi, kooli, lasteaeda, kuhu iganes ja seda ka iga ilmaga.